Nüüd selle juhtimiskogemuse baasil, mis sul on, see on tugevalt üle 5 aasta, eks ju, ja kogu organisatsiooni arengut rohkem kui kõrvalt jälgides. Et mis on need õppetunnid, mis sa oled õppinud või mida sa nüüd teadlikumalt teed või mida sa ei tee? No ma arvan, et eelmise aasta või siin 1,5 aastat tagasi läbitud organisatsiooni struktuuri muudatus, üks puhtalt inimeste juhendamise poole pealt õpetas mulle üsna paljudki. Täna seda sama protsessi läbi viies oleks ma kordades targemaks. No mis sa teeks teistmoodi? Ma arvasin, et ma kommunikeerisin piisavalt ennast ja seda plaani, aga lõpptulemusest tuli välja, et ikka vist mitte piisavalt. Ja milles see väljendus hiljem, et mitte piisavalt? Kõik ikkagi ei saanud sellest eesmärgist aru, miks me struktuuri muudame, miks inimesed peavad oma asukohta kas või ruumiliselt organisatsioonis muutuma, miks nad peavad teises töökeskkonnas või teises kabinetis edasi töötama teistsuguste kolleegidega koos. Ja nad lahkusid? Mõned otsustasid lahkuda, mõned otsustasid jäänud. Aga täna need, kes jäid ja näevad, et see struktuur töötab, ütlevad, et on okei. Nii et üks on kommunikatsioon, selgem, rohkem arusaadav. Kas on veel mõni, mida sa oled? Ma arvan, et ma olengi nagu õppinud, nagu ei tohi alahinnata seda inimeste emotsiooni või seda, mis neil tekib, et tõenäoliselt tekib igasuguse muudatuse vastu. Et mulle meeldivad ratsionaalsed argumendid, aga paraku need alati ei tööta. Et siis pigem kuulatagi neid emotsionaalseid argumente ja leida vastu emotsionaalseid argumente.